Lähen võtan välja paki, mu sõbranna saatis mulle, see on minu sünnipäevakingitus siis. Ma ei jõudnud ära oodata, et tegelikult see on 7. märtsini seal pakiautomaadis ja ma mõtlesin, et okei, ma lähen võtan selle ära ja siis ma avan selle ja näitan teile, mis seal on, sest mina ise ka ei tea, mis seal on. Nii et kohe varsti näeme, mis ma siis saan kingituseks. Teeme siis selle lubatud kingituste avamise. Mul pole õrna aimuga, mis siin sees on. Ma tean, et mu sõbranna teab väga hästi, mis asjad mulle meeldivad. Tema kingitused on alati mingi mõttega. Ja nüüd vaatame. Siin ei ole midagi siivutut sees. Okei. Siin on vist kinkekaart. Oi. Ühesõnaga, siin on siis kingitus.ee kinkekaart. See on siis endale selle väärtuses midagi toredat osta. Siin on erinevad siis teenused. Väga lahe, sest et see on täpselt see, et sa saad seda nagu, see on hea, ise oma äranägemise järgi. Super, väga praktiline. Kui on see, siin sees on, vaatame selle ka. Mingi ehe, oli ilusti pakitud, aga põnev. Oi, näed, täpselt, teab väga hästi, mis mulle meeldivad sinimustvalged kõrvarõngad. Ülikihvt, täiega lahe, täpselt. Siuke minu stiil ka, mida ma kannan. Tõesti väga nunnukad. Aitäh, ma tean, mu sõbranna vaatab ka seda. Aitäh sulle, väga armas, pidasid mind meeles, minu jaoks on see väga selline suur asi, see on nii tore. Täpselt see inimene, kes alati teeb seda, et see on nii nagu temalik ja nunnu, aga võin väikest promo siis teha sellele brändile ka. Tegelikult on hästi palju ägedaid asju. Võin neid kõrva ka siis. Siis ma ei jõudnud vaadata ära mingi 2. märtsini, et ma saaks avada. Milleks? Ei ole näha, aga minu arust üli ilusad. Üks asi, mis sellel aastal juhtub, on see, et ma saan 35. Vau, see on minu jaoks juba päris arvestatav number. Ma ütleks, et ma nagu justkui olen natukene juba elanud. Et siis, kui sa oled minust oluliselt noorem, võib-olla ka kui sa oled 30-31 ja muretsed, et su elus pole veel juhtunud need asjad, mida sa saaksid, et juhtuksid. Vanus ei määra enamus asju ja 30-ndates, ka 40-ndates me oleme ikkagi veel noored, et palun lõpetame ära selle 25-aastased nutmise selle pärast, et meil ei ole elus saavutatud mingisuguseid asju, millest me unistasime 16-aastased. Et ma võin enda kogemusest öelda, minu jaoks elu 30-sed põhimõtteliselt alles algas ja peale selle läbipõlemise läbitegemist ka nagu nii-öelda uus elu. Nii et elus võib tegelikult juhtuda igasuguseid asju. Ma arvan, et elu algab siis, kui sa alustad seda elu, mida sa soovid alustada. Et paljud inimesed natukene nagu lihtsalt, kuidas seda öelda, eksisteerivad, aga võib-olla ei ela päris nii, nagu nad tahaksid tegelikult elada. Ma arvan, et paljud asjad tegelikult ei sõltugi meist. Et üks selline asi, mis mulle vanusega alati meenub, on naiste puhul siis emaks saamine, mille kohta siis ju hästi palju tegelikult küsitakse, mida vanemaks sa saad, sõltumata sellest, kas sul on hetkel kaaslane või ei ole. Tekib see küsimus, et kuna sa siis lapsed saad, kas sa tahad emaks saada? Minu jaoks on selles suhtes raske, lihtne teema, see tegelikult ei ole minu jaoks kunagi raske teema olnud, sest et ma olen tundnud ennast natukene nagu eraklikult selles teemas, sest mina ei ole kunagi unistanud väiksest saadik emaks saamisest. Mul lapsed väga meeldivad, on täiesti okei, mul on laste vastu mitte midagi, aga see roll, nagu, et ma tahan saada emaks, see ei ole minu jaoks olnud mingisugune selline missioon, mille ma pean mingiks hetkeks ära täitma. Et täna ma ei ütle, et ma ei saa kunagi emaks. Ma ütlen, et kui see õige hetk tuleb, siis kindlasti ma soovin seda,
aga see ei ole minu jaoks selline paaniline olukord, et ma pean saama ja kui ma ei saa, siis midagi juhtub. Ma ei oska öelda, võib-olla mõtlen paari aasta pärast hoopis teisiti, lihtsalt täna ma tunnen niimoodi ja see on täiesti okei, kui keegi tunneb vastupidiselt, sest ma tean, kui nagu raske see tunne, või tähendab, mina ei tea, aga ma mõistan, et see tunne võib olla tegelikult päris raske, kui sa väga-väga tahad, aga sa ei ole oma ellu leidnud kas sobivat kaaslast või midagi ei õnnestu, mis iganes, et see olukord kindlasti on raske, aga minul on jah kuidagi nagu vastupidine, ehk siis võib-olla keegi oskab nagu samastuda, see mitte surve tundmine ja pigem pead andma seletusi, et kuidas sa siis ei mõtle sellele või sa ei tea, kas sa tahad poissi või tüdrukut või kuna sa siis saad ja selline ka naiste poolt tulevad sellised huvitavad kommentaarid, et sa saad järjest vanemaks, sa varsti võib-olla ei saagi lapsi, sul on raske lapsi saada, sünnitus on raske, rasedus on raske. Ma ei tea selles suhtes, et ma ei muretse nende asjade pärast, miks sina muretsed teiste inimeste pärast, miks sa nagu kuidagi õõnestad neid mingi negatiivsusega, et me võiksime natukene rohkem elada oma elu, eriti sellistes väga isiklikes kohtades, nagu seda on pere loomine, lapse saamine, et ma arvan, et see surve ühiskonnas võiks nagu kuidagi kaduda ja võiks olla normaalne, et see on igaühe enda isiklik otsus, millal iganes seda soovib ja kui ta ei soovi ka kunagi lapsevanemaks saada, me ei räägi siin ainult naistest emaks saamisest, siis ta ei peagi seda saama. Et ma väga respekteerin inimesi, kes saavad aru, et see roll ei ole neile ja see on täiesti okei. Et selles suhtes ma ei saa aru, miks me ikka tegeleme sellega, aga üks asi, mille üle mul väga hea meel on see, et mina ei ole kunagi ennast tundnud halvasti, pigem on see alati tüütu, vastata nendele küsimustele, seletada kuidagi, miks mul endal ei ole mingit survet, miks ma ise ennast nagu halvasti ei tunne. Võib-olla kellelgi on samasugune olukord olnud ja ma tahan sulle öelda, et sa ei ole selles olukorras üksi, sellised inimesi on veel ja see on täiesti okei, et su asjad elus lahenevad, selguvad siis, kui selleks on õige hetk ja kui sa ei tunne ka mitte midagi, siis see on ka normaalne, me kõik ei pea tundma juba 15-aastaselt neid samu asju, et me tahame pere, et me tahame lapsi ja kõik need sellised ühiskondlikud normid siis nii-öelda. Ma arvan, et see pere loomine on ju normaalsus ka selles suhtes. Lihtsalt pigem on teema selles, et paljude inimeste jaoks ei ole see selline nagu loomulik tunne ja unistus ja ma arvan, et see on ka täiesti okei, sest see ei tähenda, et kui see nendega juhtub või kui tekib see hetk, et nad ei oleks siis head lapsevanemad või et nad ei tahaks siis seda rolli kanda, on tegelikult väga armas, kui inimesel on juba väiksest saadik see unistus olemas. Ta teab, et ta tahab luua pere, mitut last ta tahab ja kõik need asjad, see on väga-väga tore, et mina ei ütlegi, et see on kuskilt otsast vale. Ma loodan, et see ei jäänud kuidagi siin minu vestluses kõlama, ma pigem tahtsin peegeldada vanusega tulenevalt enda vaatenurki asjadest, mis kuidagi tekivad mingites olukordades alati ikkagi jutuks ja mis ka ühiskonnas on mingil määral nagu hullult teemaks. Inimesed ongi tegelikult väga-väga erinevad ja oluline on see, et me toetame üksteist nende mis iganes valikutes need siis on. Selle asemel pigem, et me siis kuidagi tõmbame neid alla või siis räägime neile, et nende unistused on kuidagi püüdmatud või jäävadki ainult unistusteks või on mõttetud, sest sellist idüllilist pereelu pole olemas või et ma ei tea, abielu saab nagunii ühel päeval läbi ja kõik muud sellised asjad, et ma arvan, et kui sinul on midagi ebaõnnestunud või sa millegisse ei usu, siis see ei tähenda, et teistel inimestel ei võiks need asjad nagu imeliselt õnnestuda või need ei oleks nagu nende jaoks nii-öelda elu missioon. Et mina ei lähe ju kellelegi ütlema, et tead, mina ei ole siin emadusest nagu unistanud ja ma arvan, et sina ka ei peaks unistama, et sa kunagi ei teagi, kas sa üldse tahadki last saada. Et see on lihtsalt mingi filmist võetud asi. Et ma arvan, et tegelikult toetame ja aktsepteerime üksteise selliseid elulisi unistusi. Ma vist täna elus, sõltumata sellest, et mul ei ole neid kõiki asju, millest me kõik oleme mõelnud, mida mina tegelikult ei ole otseselt
aastaliselt või vanuseliselt välja mõelnud, kas ma neid nagu tahan või millal need tulevad. Mõtlen siis pere, lapsed, abikaasa, maja, kõik muud asjad. Ma tegelikult väga tahaks endale hoopiski lossi või mõisa, nii et minu unistused ongi natukene nagu raskemad veel. Et majast veel gramm edasi on ju, et leia siis see inimene, kes tahab koos sinuga mõisa või lossi osta on ju. Läheb keeruliseks siin Eestimaal see asi. Kuigi paljud, kui ma sellest räägin, siis ütlevad alati, et kas siin siis üldse on neid, aga kusjuures ikka on küll ja. Et siin jagub neid võimalusi. Me ei ole selle unistuse osas veel nagu alla andnud. Kuhu ma sellega tegelikult jõuda tahtsin, oli tegelikult see, et sõltumata kõikidest nendest asjadest, mis mu elus on puudu, mis ühiskondlike normide järgi võiksid seal siis olla või mille pärast ma ikka veel pean kuskil seltskonnas siis nagu aru andma või mis siis võib-olla selles vanuses ei ole väga tavapärane, kuigi minu ümber on neid inimesi ikkagi väga palju, kellel ei ole lapsi ja võib-olla ei ole ka elukaaslast ja kõike seda paketti on ju, siis ma tunnen, et ma olen ikkagi oma eluga rahul. Ma võib-olla olen seal kohas, kus ma tahan olla, on väga palju asju, mida ma tahan veel ära teha, asjad, mis võiksid jõuda või mis võiksid olla nagu korras, mis võiksid olla nagu teisiti, et selline nagu väike töö iseendaga on alati okei. Et ma hetkel jah ei tunne, et mul võib-olla midagi oleks puudu. Et ma olen tegelikult väga õnnelik selle üle, et mul seda tunnet ei ole. Sest et ma tean, ma näen, ma kuulen, et neid inimesi, kellel on midagi puudu, mida nad väga tahaksid, on palju. Aga mida ma nagu loodan on see, et kui sa oled üks nendest inimestest, kellel sa tunned, et midagi on puudu, sa väga tahaksid seda enda ellu, vahet pole, mis asi see siis on, siis number 1 asi, ära palun ole selle pärast paanikas. Ära ole meeleheitel, need asjad tulevad. Palun ela oma elu lihtsalt. Ela oma elu, nii nagu sa elad seda. Vaata üle, kas sul on enda elus midagi, mida sa saaksid teha, et sind ei tabaks kogu aeg need sellised muremõtted asjade pärast, mida sul ei ole, mida on okei tunda, aga mitte liiga tihti selles suhtes, et kui sa tunned, et see mure juhib juba sinu elu ja igapäevaelu ja võib-olla juba üle päeva sa kuskil näed midagi, mis nagu tekitab seda, et mul pole, jälle kellelgi on ju, et siis ja ära tunne nagu seda sellist, ma ei tea, kuidas see selline kinnisideeline nagu mure mingi asja puudumise pärast, et ma ei saa sulle öelda, et ma garanteerin, et need asjad juhtuvad, ma ei tahagi seda sulle öelda, aga mis ma tahan nagu öelda on see, et me ei saa lasta oma elu elamata jätta või pettuda mingites asjades, mida ei ole, millest me oleme väga nagu unistanud, et me peame ju leidma mingisuguse viisi, kuidas oma elu ikkagi edasi elada. Lihtsalt tundub, et hästi palju on neid inimesi, kes väärtustavad ennast ainult läbi selle, et kas neil on siis nagu kaaslane, kas neil on siis pere, kas neil on siis unistuste töö, siis vaadatakse järgmise asjana see, et teistel on mingid lahedad sõprusseltskonnad, mul justkui ei ole, inimesed saavad mingi reisida, mina ei saa. Et ma arvan, et sa saad enda elu ikkagi kujundada selliseks, et sa ei pea mõtlema, mida nagu teistel on ja mida sul ei ole, vaid lihtsalt äkki sa siis saad midagi ikkagi endale lubada, mida sa väga tahad. Ja kas sa siis päriselt tahad neid asju, mis teistel on, või sa tahad neid sellepärast, et need tunduvad huvitavad, sest need on teistel. Et siin on nagu jah, sellised mõttekohad, et mina olen nagu väga palju teinud sellega nagu tööd, et ma ei jääks kinni mingitesse asjadesse, mida mul ei ole ja pidevalt ei unistaks nendest ja kuidagi unistamine on okei muidugi, aga lihtsalt see, et me nagu ikkagi väga tahame minna sellesse, see ei ole nagu ohvri roll ja neid asju välja öelda on ka okei, aga lihtsalt mida sa saad enda heaks teha ongi see, et kõik asjad tegelikult lõpuks nagu lahenevad, lihtsalt see teekond võibki olla raske, et kahju on vaadata, et inimesed on nagu igapäevaselt muserdunud selle pärast, et neil pole mingisuguseid asju. Pole selle keerulise jutu juures sa ikkagi saad aru, mida ma tahtsin öelda. Ma ise saan väga hästi aru, mida ma tahtsin öelda. Ma loodan, et sellest mõttest oli sul abi, sest ma räägin mina 35 ühiskondlikult ju täiesti kasutu inimene, pole lapsi, pole peret on ju, see on nali muidugi. Mina ei tunne ennast üldse kasutu inimesena, aga lihtsalt, et nagu mõtleme natuke sellele, et elu on nagu edasi läinud. 2026, 21. sajand, palun elame lihtsalt.
meil on kõikidel võimalus. Ka terve inimene peab mõtlema sellele, et ela iga päev. Mis puudutab nagu sünnipäeva, siis ma ei ole vist eriline sünnipäevade tähistaja. Või ma kuidagi tunne, et ma nagu sellel päeval mingit erilist nagu tähelepanu võtaks. Aga ma ei tea, seekord mul tekkis küll siuke mõte, et kui on vlogi projekt, siis ma teengi selle pühendusega iseendale, ma jagan enda mõtteid sellest eelmisest vlogi osast läbipõlemisest. On tulnud ka väga palju tagasisidet, et inimestele on nagu meeldinud ja ma arvan, et minu selline aasta iseendale tegelikult see põhiline eesmärk on see, et inimesed leiaksid võib-olla kuidas seda öelda, et leida enda sarnaseid inimesi, siis minul on ka elus ju täiesti puudus olnud sellest, et kas keegi mõtleb samamoodi nagu mina, kas on veel selliseid inimesi samade probleemidega nagu mina, et see selline äratundmine, samastumine, see on nagu väike tugi, sest ma tahan teile nagu öelda, et sõbrad ei saa teid alati mõista 100%, nagu nad ei pea olema samal lainel nagu teie. Neil ei ole sama muresid, et minul on ju sõbrannasid ja sõpru, kellel on nagu, neil on lapsed, nad on abielus, aga mina ei ole, ma ei tea neid muresid ju. Ma saan olla toeks, aga me ei ole ju siis nagu üks. Ehk siis, kui neil on lastega mingid mured, nad ei saa ju minu käest seda tuge, mida nad saavad nende inimeste käest, kellel on võib-olla lapsed ja saavad mured. Et see on nagu see point ja vaimse tervise probleemid samamoodi. Minu tutvusringkonnas sõpruses on neid nagu väga vähe olnud. Et nad kõik on, kes minu ümber on mind nagu toetanud, ma ei kurda selle üle absoluutselt, aga abi saavad ikkagi nagu anda professionaalid ja see ongi normaalne. Sõbrad saavad mõista nii palju, kui nad suudavad seda ja olla nagu olemas. Ehk siis kõik muud sellised asjad nagu milline sa oled, sinu mingid kiiksud, olukorrad, mõttemaailm, minu arust on nagu väga lahe leida endale mingid selliseid inimesi, kes sind toetavad. Sa ei pea nendega suhtlema. Kuuled podcast'e, vaatad vlooge, mis iganes selles suhtes, et see on kõik nagu väga okei. Ja minu mõte võib-olla ongi siis see, et kui keegi suudab nende mõtetega samastuda, et siis see on juba pool võitu. Et kui ma saan lihtsalt olla nagu virtuaalselt toeks sulle ja no ma olen see inimene ka, et ma ütlen jumala julgelt sulle, kui sa tahad kirjutada mulle mingeid asju, rääkida, mitte et ma saaks sulle kuidagi nõu anda, mul ei ole selleks ju mingit väljaõpet, aga jah, võib küsida ka täpselt samamoodi, et mina nagu ei karda inimestega suhelda, et see on nagu okei. Et ma ei mõtlegi, et siit peaks tekkima mingisugune selline kommunike, et me hakkame kõik koos väljas käima, aga tugi, sest et mina seda podcastidest näiteks saan väga palju. Et jah, see võib-olla on ka selline nagu mõte, sest ma olen terve elu kuidagi tundnud, et minusuguseid inimesi on väga vähe, seda tunnet on hästi nagu keeruline võib-olla seletada ka, et pidades ennast nagu teistmoodi või imelikuks. Kunagi oli mul seda hästi piinlik öelda, aga täna, ma ei tea, mul on täiesti ükskõik, minu jaoks on see normaalsus. Ja kui ma kuulen kellegi tagasi, et keegi ütleb, et ma olen veits nagu imelik või teistmoodi, siis ma olen mingi aitäh, see on kompliment mulle. Ma olengi, sa tabasid ära, selline ma täpselt olengi. Ja ma ei tea, see ei tee mind nagu massist erinevaks, aga lihtsalt tore, kui on ju erinevaid inimesi, eelkõige inimesi, kes on vahetult ausad ja ehedad, nagu nad on. Võib-olla on üks asi ka, et välimus, et noh, me saame vanemaks hea rääkida, on ju 35, tõesti siuke tunne nagu juba oleks meeletult küps ja vana, on ju, aga ei, tegelikult selle vanusega kindlasti käib kaasas see juba varasemalt ka, me teame seda, et hästi paljud kardavad oma välimuse pärast, et sa muutud vanemaks, võib-olla tulevad kortsud, ma ei tea, noh, vananemine on mingi asi, mida inimesed nagu meeletult kardavad. See on asi, mida mul mitte kunagi ei ole olnud, ma ei oska öelda, ma lihtsalt ei tea. Ka väga eraklik tunne alati olnud, et ma ei ole aru saanud, miks mingid kortsud või miks see igavene noor olemine on kuidagi nii popp või miks inimesed tahavad. Ma ei ole mõistnud seda, sest minul ei ole seda tunnet nagu on, ma ei ole kunagi nagu tundnud, et see oleks kuidagi mingi appi, ma jään vanaks ja nüüd on siin see ja seal ja muidugi ma näen oma näos kortse, ma näen neid absoluutselt häiribki, kui meik jääb sinna ja nii edasi, aga ma ei tea, ma ei tunne, et see juhiks minu elu. Mul olid mingid mõtted ja ma lihtsalt tahtsin neid jagada, et mis selle
vanusega võib-olla kuidagi tulnud, on ju, mis seostub ka tegelikult selle aasta iseendale projektiga. See ei ole üldse seotud tegelikult selle aastaga, aga paljudel sellisel enesetunde tervislikel põhjustel ma olen vähendanud ka oluliselt alkoholi tarbimist. Seda tegelikult peaaegu isegi ei ole enam. Et esiteks ei ole selleks olnud väga aega, sest mul on nii palju muid asju, mida ma soovin teha ja ma olen näinud, et see alkohol on minult energiat ära võtnud. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma räägin hetkel ainult endast. Selles suhtes mind ei häiri inimesed või mind ei sega, kui keegi tahab juua. Mind pigem häirib, kui keegi teeb elus mingi muutuse ja siis ta hakkab see sama muutus teistel inimestel peale suruma. Ehk siis jah, see minu jutt ja minu aasta soovid ei ole mitte kuidagi siis see koht, kus ma ütlen, et te võiksite, peaksite ja see on mingi õige asi. Et mis selle alkoholiga siis on see, et ma lihtsalt tahtsin teda vähendada. Ma siis nagu vaikselt vähendasin juba tegelikult suvel. Et selles suhtes ma ei ole seadnud otseselt piirangut, aga mida vähem sa tarbid, seda vähem sul võib-olla on ka isu. Ehk siis ma olen enda jaoks võtnud selle vastutuse, et kui ma tarbin, siis ma tean, et mu järgmine päev on raisus, nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Ja siis ma lihtsalt mõtlengi ennem seda olukorda, et kas ma nagu tahan seda teha või siis ma tarbin lihtsalt nii vähe, et see vähemalt füüsiliselt oleks enam-vähem okei. Ma ei oska seda seletada, aga järgmisel päeval on mul emotsionaalselt meeletult kehv olla ja see on päris õudne. Ja see on üks suur põhjus tegelikult, miks ma alkoholi tarbimist olen vähendanud, sest ma ei tule selle tundega toime. See ärevus, selline vastik depressiivne tunne, ma ei tea, mis see on, aga mu kuidagi päev on halvatud sellest. Ja kuna ma alustasin ka ju tegelikult trenniga, et võtsin treeneri appi, siis olgem ausad, et kui sa 4 korda nädalas käid kindla plaani järgi trennis ja sööd ka ilusasti, siis sul ei ole mõtet iga õhtu endale mingit mõnusat koksi sisse libistada või iga nädalavahetus pidutseda. Et sa lihtsalt mängid selle kõik maha. Pidutsemise vastu ei ole mul endiselt mitte midagi. Pidutseda on väga tore. Lihtsalt täna hetkel valin tegevusi, mis täidavad rohkem minu eesmärki ja mitte nagu ei lõhu või muuda seda kuidagi raskemaks. Siis kuna mul on ju olnud ka pikalt plaanis tegelikult proovida siis sporti, mida ma olen ise harrastanud, ehk siis kickbox, ma räägin siis laiemalt võitluskunstidest, et siis tahaks seda ka proovida. Nagu ma rääkisin ka vist esimeses vlogis äkki ja ka võtta veel mingisuguseid muid alasid võib-olla katsetusele. Üks selline matkaürituse plaan on ka. Natuke seedin seda veel, ilmselt varsti teen ära registreerimise. Kui see inimene, kes mind sinna kutsus, seda vaatab, siis aitäh sulle. Lähme kindlasti ja ka need, kes soovisid kaasa tulla. Tulge, teeme selle ära. See on lahe asi, saan seda siis kindlasti ka siin kajastada. See, et inimesed ajas nagu muutuvad või et meile vahepeal tundub, et keegi, keda me pikka aega tunneme, et ta nii palju kuidagi muutunud, me ei tunne teda nagu ära. Mina arvan, et see on nagu positiivne, et inimesed muutuvad. Me kunagi ei tea, kas võib-olla nad on tahtnud juba ammu sellised olla ja nüüd see asi tuleb alles neis välja, sest mina ka paljusid asju, millest ma olen unistanud, julgen alles nüüd teha. Ja see on nagu täpselt see, et kui keegi ütleb mulle, et sa kunagi ei olnud üldse selline inimene või see pole nagu sinulik, see tekitab minus alati selliseid nagu huvitavaid emotsioone, et mis siis pole minulik või kuidas keegi teine teab, mis tegelikult on nagu minulik, et mina elan enda elu ja otsustan, mida ma nagu soovin teha ja millal ma soovin. Et ma ei tea, miks me omame inimestest mingid selliseid iseloomustusi või mingisuguseid kindlaid nagu lahtreid, et milleks siis meie inimesed nagu või meid ümbritsevad inimesed, meie anname neile nagu hinnangu, mida nad saavad teha, milleks nad on võimelised. Ja kui me näeme neid midagi tegemas, siis me justkui julgeme välja öelda, et see on sinu poolt täiesti ootamatu, et sinust ma ei oleks nagu seda osanud oodata või et see on nii tore, et sa nüüd ka lõpuks midagi ette võtsid, et neid asju on alati nii huvitav nagu kuulata. Et ärme võtta võib-olla endale seda vastutust, et määratleda, milline keegi on ja milleks keegi nagu võimeline on. Ma olen siin päris pikalt juba jutustanud. Ma tegelikult pidin minema Kristiinesse, sest mul on vaja osta
ühe ürituse jaoks dekoratsioone ja ühekordseid nõusid ja mingeid asju veel, ehk siis mu plaan oligi see, et ma tulen korra kodust läbi ja lähen kohe edasi. Täna on muidu reede, et kes siis nagu sihuke hea märkamise koht, et kes tahab minu elu peale kade olla kuidas ma veedan oma reedet. Ma lähen Kristiine keskusesse, ma tulen koju, ma teen süüa ja ma lähen magama. See ongi siis see eluke. Aga jah, hetkel ma olen sellega selles suhtes rahul. Sest mulle meeldib, kuidas inimestele hästi meeldib mõelda, et kõikidel on nii nagu põnev ja tore ja elus on nii hästi ja nad on nii sotsiaalsed, neil on nii palju sõpru ja ma ei tea, ma ei tunnegi nendest asjadest puudus, see ei ole üldse see koht, et ma ütlen, mul ei ole neid. Aga see nädalavahetus, ma tahan nii väga üksi olla lihtsalt. Kas te saate aru, nagu kui inimene, nagu ta armastab üksi olemist, talle meeldib üksi olla. Ma arvan, et see on nagu haruldus. See on haruldus. Ma tean, see kõlab imelikult, ma ise ka praegust naeran tegelikult natuke selle üle. Aga kord kuus vähemalt on mul siuke nädalavahetus, kus ma tahan üksi, ma ei taha näha inimesi. Mul on vahepeal isegi raske käia jõusaalis poes, sest ma tunnen isegi seal, et nad häirivad mind. Ja mul on siuke akude laadimise nädalavahetus. Ma ei hakka siin nagu mingit pikka juttu tegema, sest see pikk jutt on juba eelnevalt väga palju olnud. Ühesõnaga ma loodan, et sulle meeldis. Kui ei meeldinud, pole absoluutselt hullu, mina ei solvu. Aga kui sa soovid kaasa rääkida, soovid mu tegemisi jälgida, siis leiad mind Instagramist Kerli Vahur ja hakka jälgima ka Aspiri Vellassi ja näeme juba järgmises vlogi osas.